Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast taskusõbrannade lainele. Tšau, tšau! Me oleme täna mõlemad siin harjumatute juustega. Nii et kui sa vaatad YouTube'ist, siis sa näed, Kaisa on nüüd oma sellel lokiteekonnal. Jube harjumatu on. Ma olen 3. päev oma lokkidega. No nüüd nad hakkavad ilusti nagu vaikselt ära vajuma, nii et täna on siuke peach wave vibe. Aga no esimene päev. Ma ei mäletanud, et nad päris siukesed on. Jumala ägedad lokid. Ma kohe vaatasin, et tuli siukene effortless, beachy, siuke väga ilus. No ma oleksingi pannud selle oma kõrgpunkti alla äsin, et mul on põnev. Nagu selles mõttes mul on väga harjumatu ikka vaadata oma juuksed ja enda pead ja üldse enda nägu nende juustega, sest et nüüd ma saan aru, kui palju juuksed ikkagi nagu muudavad meie välimust. Aga miks on põnev on sellepärast, et mina kui siis siin lokiteekonnal olev inimene hakkasin siis proovima neid tooteid siis, mis mulle saadeti kunagi hiljem räägib sellest, aga ühesõnaga seal on nii palju neid erinevaid tooteid, ma täiesti nuub ju. Ma tean ainult, et mingit lokikreemi kasutatakse, that's about it. Seal on mingit curl definer ja mingi foam ja mousse ja geel ja siis ma olen nagu mingi, mida ma teen kõigi nende asjadega ja siis lõin mina TikToki lahti. Ja seal on ilmselgelt paned siis curly hair rutiin. Seal on nagu step by step videod ja hakkasin lihtsalt järjest mingi ühe video järgi tegema. Järgmine kord proovin teise video järgi ja siis hakkan proovima, et mis siis kõige paremini sobib. Esiteks näiteks see katsetus, siis see esmane katsetus oli näiteks õhkuivamisega. Ma just mõtlesin, kuidas sa kuivatasid õhkuivamisega ja nüüd ja mulle kunagi mingi juuksur ütles ka, et minu juuksed vajavad ikkagi nagu seda kuumaga või seda vähemalt fööni. Ja siis sul peab olema see mingi diffuus ja mis te arvate, et mul on see alles? Mul on föön, aga see diffuusotsik on juba jumal teab, kus prügimäel ta on. Siis tehakse sõelaga ka, ma tean. Et sa kallutad pead ette, sul on köögisõel ja sa juuksed sõela sisse ja siis sa hõõrutad sealt. Nagu ma lõpuks selle koostööriilsi teen, siis ma päris sõelaga seda vist teha ei saa. See on nii pigatäis, mida ma olen näinud, et kasutatakse. Aga tead, mis võib-olla ma isegi kasutaks, ma tahtsin homme proovida uuesti teha. Nii et, ja mul on vaja nagu seda diffuusi mida otsa. Ma mõtlesin, ma küsin äkki sul on ja kui sul on, siis ma laenaks seda homseks. Peame vaatama. Ma arvaks, et mul isegi on. Ja, ühesõnaga, ehk siis väga põnev on ja enamus videotel on need sammud nagu ühesugused ja minu jaoks on nii harjumatu, et ma panen juukse keeli märgadesse juustesse. Ja sest et seal ongi niimoodi, need sammud on siis, et kõigepealt sa niisutad siis mingi leave-in mask või siis mingi niisutav aine. Nii. Siis sa paned sinna lokikreemi ja ikka nagu korralikult vastavalt siis juukse paksusele ja mul on tegelikult paksud juuksed. Siis läheb keel ja siis läheb mousse või vastupidi mousse ja keel. Ma ei tea, igas videos on see erinev. Seekord ma proovisin keel ja mousse. See on palju vahendeid. Täiesti haige. Aga see on nagu must do, või? Jah, sest muidu nad ei jää nagu ilusad. Ja mõni muida, oh my god, mis ma veel teada sain nüüd olles sellel teekonnal. Et mina ei tohi isegi öelda, et mul on lokkis juuksed. Sest et sa ei kujuta ette, kui palju heiti see TikTok platvormil saaksid. Sest et see on nagu, umbes, kunagi oli see teema, et valged ei tohi teha braide, neid punupatse erinevaid. No seal on umbes sama. Et sa ei tohi öelda nagu this is a disgrace ja mingi nagu full on draamad, kui nagu mingi kergema lokiga inimene ütleb, et on lokkis juuksed. Nagu täiesti haige. Jumal, inimesed ikka täiesti mõttetu, aga täitsa haige. Leida probleeme. Ja. No mis see siis on? Laine või? Nad ütlevad lained, jah. See ei ole lokk. Okei. Mida iganes. Ühesõnaga, ehk siis tegelikult vahet pole, et mul on harjumatu ja natuke veider ja kõike muud, aga huvitav on see teekond praegu. Aga ma juba ootan, et tahaks kammida juuksed, nii et ma arvan nädala lõpus ikka ma pesen ära ja sirgendan ka, et saaks lihtsalt kammida. Vot jah, see osa on suht wild, et sa ei saa neid kammida ja ma tean, et paljudel inimestel on sellega segadus, sest mu sõbrannal Katriinil on ka väga lokkis juuksed ja inimesed küsivad talt ikka vahepealt mingi
mingi kammi läbi, või et miks sa ei kammi need või midagi. Kui sa need juuksed kammid läbi, siis sul on nagu siuke pahmakas peas lihtsalt, kahune pahmakas. See on reast nagu mingi inglise keeles öeldakse hornet's nest põhimõtteliselt mesilaspesa. Juuste kiiver. Ja mina käisin täna juuksuris ja ma otsustasin uuesti tukka lõigata. Natukene Sabrina Carpenteri vibes. Väga. Ja su nägu on ka väga sarnane talle praegu. Ma olen seda kuulnud, jah. Ja mu sõbranna ütles, et meil mõlemal Sabrinaga on väike nägu ja suured silmad. Jah, nii on. Nii et võib-olla siis seal see mingisugune sarnasus on. Igal juhul. Sa pead kunagi tegema Sabrina Carpenter mingi looki järgi. Halloween. See oleks küll tore, sest ta meeldib mulle. Ta on väga nunnu ja... Tal on väga hea muusika. Kõik lood on lihtsalt bänger. Ja kusjuures ta on järgmine nädal Rootsis ja tegelikult pileteid on veel. Päriselt või? Ma olen veits mingi, tegelikult tahaks nagu minna. Kas selle showga, mis tal on olnud see TikTokis? Oh my god, see on nii äge show ka ju. Palju see pilet on siis? Ei olnud palju, oleneb kuhu sektsiooni, aga mingi oli näiteks 60 midagi euri. 3.4. Tal on 2 kuupäeva seal Rootsis. Avicii Stadium. Kas see oli see, kus sa käisid? Ei, ma käisin Oslos. Sa käisid Oslos, jah. Sa käisid Oslos, aga ühesõnaga ma ei ole seal käinud, et ma ei tea, milles on, aga ju seal on siis väga palju kohti, sest et tal on seal veel nagu vabu kohti mõlemale päevale, nii 3. kui 4. Peaks neid Sassil tuli just see ka, et sinna on odavad lennupiletid. Ja see on nagu, et 40 euri edasi tagasi saana. Veits nagu tahaks minna küll. Teda ma tahaks näha küll. Ta on päris äge. Räägime pärast. Aga minu kõrghetk ongi siis tänasest, kus ma läksin juuksurisse alles. Ja ma astun uksest sisse ja mu juuksur räägib teise salongi töötajaga. Ja siis midagi nad seal räägivad ja siis see teine salongi töötaja hakkab nagu ära minema ja siis vaatab mind veel ja siis on nagu, et kas ma võin sulle lihtsalt öelda, et sa näed nii ilus välja, sa oled nagu mingi nuku. Ma olin lihtsalt mingi, oh my god, niimoodi hommikul komplimentidega üle vaadatakse kohe väga nunnu. Ja see oli väga, väga tore. Ja siis minu juuksuri siis see naine veel omavahel mingi, et nagu Barbie nukk või midagi seal veel. Väga. Ja ma olin mingi, oh my god, nii tore. Ja siis muidugi juuksuris käik ise oli ka mu kõrghetk, et ma tavaliselt käin nagu iga 3 kuu tagant ja mul oli tegelikult 3 kuuga päris normaalne väljakasv, see tähendab juuksed kasvavad, nii et selle üle on mul hea meel ja ma sain jälle juurtele värskendust ja katkised otsad ära ja väike tukakene, ta on praegu harjumatult lühikene, aga ma tean, et ta kasvab nii kiiresti, et pigem siis, et ta on alguses natukene nagu võib-olla lühem ja siis ta jõuab nagu minna sellesse õigesse pikkusesse. Ja mulle meeldib see laius ka, millega sul Curtain-bäng on tehtud, et ta ei ole vaata liiga peenikad ja ta ei ole liiga lai, sest et vahepeal osad tõmbavad nagu liiga laiaks ja siis see on lihtsalt nii raske nagu stylida minu arust, et see fine balance. Ma pean ka lihtsalt üks hetk minema varsti uuesti juuksurisse ilmselt aprillis, millal ma käisin üldse? Ma ei mäletagi, kas see oli jaanuaril? Kindlasti mitte jaanuari lõpp. Või oota. Ma ei tea. Jaanuaris võis küll olla, sest ma mõtlesin, et veebruaris saab päikest ja siis läheb heledamaks. Ilmselt siis jaanuaris jah. Ja ilmselt jaanuari keskel. Veebruar, märts, aprill, Kas nüüd nagu, kui sa hakkadki juuksuris käima, kas siis teed iga kord nagu neid mingisuguseid salgukesi või see hallisuse peitmiseks? Et ma ikkagi üritan oma juuksed tooni säilitada täielikult, aga lihtsalt need väikesed salgud juurde, et siis seda blendida, sest et praegu nüüd, kui ma vaatan peeglisse, siis ma ei näe neid halle karvu, nii et I am happy. Ma ei taha neid näha ja ühesõnaga, lihtsalt vahepeal on harjumatud, mõni salk on ülivalge. Nagu mõni salk. Ja siis ta on nagu, issand jumal, see on valge salk, siis ma nagu ma tean. Aga sul enam ei ole neid lühikeseks lõikamise mõtteid või? Juukseid, et täitsa nagu lühikeseks. Vahepeal on. Eile just oli, kui ma vaatasin oma neid lokkisjuukseid. Siis ma mõtlesin, et okei, et tegelikult nagu need lokid oleks üliägedad just nagu lühikesel juuksel. Et nagu ongi, et need on need nii-öelda
kuskil siiamaani, mis need õlani, no isegi kõrgemale natuke kaelani. Et nagu need lokid oleks ülinunnud niimoodi. No vaatame, see võib tulla lihtsalt niimoodi käigu pealt otsus, et let's go. Juuksurist ja ongi lüike. Kuigi ma just vaatasin meie eelmisest episoodist, et mu juuksed on nii pikaks jälle kasvanud. Täiesti õige. See ka vohavad. Eider. No madalpunktid ka. Ma juba tundsin, et oh my god, et nüüd läheme episoodi juurde, et ei, nagu kõik on räägitud, aga ei, siin tuleb ikka party pooper ka olla. Ikka tuleb, jah. Alustad või ma alustan? No räägi. Mul on lihtne asi. Teate küll, hormoonid, that time of the month. Ainult, et lihtsalt jällegi ma olen seal punktis, kus kõik sümptomid on, aga menstruatsiooni veel pole. Ja see ajab mind närvi, sest ma harjun ära ju sellega, et ikkagi üldjuhul on nüüd kogu aeg, kui see jälle juhtub, et ei ole, siis ma nagu okei, jälle peab seda toitumiskava tegema. See on nagu mõte siis praegu, et seda peab varsti jälle tegema või? Oh no. Reaalselt, oh no. See on kohutav ja ma isegi ei tee seda. Aga see on nagu, see on kõrvalt vaadates ja siis sa ei saa väljas kuskil. Sa ei saa elu nautida. Jah, sa pean alati valima selle kuu, kus ei toimu midagi. No vaata, et sa siis aprillis ei tee. Ei tea, ühesõnaga, aga ma loodan ikkagi, väike lootus, et äkki ikka hakkavad lihtsalt nagu nii mitme nädalas ja mingi hiline, samas. Mul isegi ei ole kindlat aega, ma ei saa isegi öelda, nad hilinevad mitu nädalat, sest tulevad, millal jumal juhatab, eks ju. Aga lihtsalt tahaks, et nad lihtsalt tuleks. Mitte see nädalavahetus, sest et tähtis nädalavahetus on. Aga peale, näiteks esmaspäeval. Miks on tähtis nädalavahetus? Sest et lõpuks ma lähen sinna festivalile õpetama, kus ma olen alati tahtnud õpetada ja see on suur asi mu jaoks. Ja siis ma olen nagu, ma tahan, et ma saaks ju valida ükskõik mis outfiti. Nii, et ma ei pea mõtlema, et seda ma ei saa panna, et riski. Kas sul on nagu muidu juhtunud seda, et päriselt lekib ka või? Sest minul ei juhtu näiteks, ehk siis ma julgen isegi valgeid pükse kanda. Ma olen kandnud, aga siis on lihtsalt see, et ma veits nagu esiteks, ma pean valima siluetti, sest mu kõht on paistes üldjuhul ja video pealt on seda näha ja ma ei saa seda kogu terve tantsu hoida sees. Nii et nagu seal on nii palju asju lihtsalt, mis ei ole ainult see, et kas ta määrib. Okei. Ehk siis võiks lihtsalt, ma ei tea, hiljem hakata. Järgmine nädal. Ja. Teeme nii, et schedule'ime järgmiseks nädalaks. Esmaspäevast alates on okei. Okei. Minu madalhetk on see, et minu mingi vinduv nohu, mis küll nüüd mulle tundub, et on viimased päevad äkki. Ta on mind peatanud. Näiteks pidin minema külla sõbrannale, kes sünnitas aasta alguses ja ma ei ole ikka veel beebit näinud ja ma olen väga oodanud selle beebiga kohtumist ja nüüd täna mul teine sõbranna läheb sinna külla ja mina ei lähe, sest et mul on nohu. Ja ma olen väga kurb selle pärast, sest et nagu reaalselt ma olen oodanud seda ja teine asi, meil oli mõned päevad tagasi oli iga kuu üritame teha sellist perekondlikku istumist nagu laiema perekonnaga, et mitte ainult mu MPS ja vennad. Ja ma ei saanud ka sinna minna, sest et ma nagu kardan, mul vanaisa on ikkagi päris vana juba ja võtab kergemini haiguseid külge, et siis ma mõtlesin, et ma ei hakka sinna igaks juhuks minema, aga ma oleks tahtnud sellest osa saada. Arvad, et see on siis nakkav või? No ma enam tegelikult ei ole. Aga ma tean, et mul sõbranna on nende haigustega väga range, pisike laps ka, ega ei taha riskida, on ju. Mitte, see ei ole absoluutselt charge, see on lihtsalt mõte, mis mul pähe lõi. Et kas ei ole just see, et kui sa hoiad last nagu kõigist haigustest eemal, et siis ta immuunsussüsteem saabki olema nõrgem? Ma ei tea, vaata siin ongi see on mu küsimus, mis mul pähe läks. Mina ka ei tea, et ma ei oska sulle vastata. Neid asju ma ei tea, aga ma teen nii, nagu mul sõbranna ütleb. See on tema soov ja tema laps. Jah, tema otsustab. Aga õnneks on see, et kuna mul on ikkagi selline ajagraafik, et ma saan ise oma aega planeerida, siis ma loodan, et ma leiame nagu varsti mingi uue aja, kus ma saan siis külla minna. How exciting. Täiega, I am so excited. Väike beebi, oh my god, beebilõhn. Ma ei saa sellest aru. Beebilõhn. Ma ei saa sellest beebilõhnast aru. Mina olen seda oma elus ikkagi mitmeid kordi tundnud. Esiteks, mul on kõik need nooremad, need pudinad on ja. Ja siis teiseks ma olin lapsehoidja. Nii et ma tean väga hästi, mis see beebilõhn on. Nii tore.
No nii, Kaisa, kuidas sa võtaksid kokku seda, millest me täna rääkima hakkame? Issand jumal, nagu, kui sa ütlesid mulle selle, kuidas siis eesti keeles seda öeldakse, see oli tõesti pikk ja lohisev. Oota, kuidas mina ütlesin? Ma ütlesin, et ühiskondlikult aktsepteeritud normid, mis on veidrad. On veidrad või et milles me kahtleme. Jah. Miks, kus me oleme, et aga miks nii on? Ja. Ehk siis mina võtaksin lühidalt, et tänane episood on ainult üks küsimus. Miks nii on? Reaalselt. Te saate kohe aru, kui me nüüd hakkame rääkima. No nii. Ma teen siis otsa lahti. No tee ots lahti. Okay. Näiteks 5-päevane töönädal ja siis mul on teine asi veel pärast sinna, aga 5-päevane töönädal. Kes otsustas selle ja miks nii on? Kunagi keegi otsustas. No tähendab. Nii. Vist, kui üldse loodi nagu see töönädal, siis kas mitte see ei olnud veel pikem? Oli. See oli 6 päeva vist. 6 päeva on ju. Ja ainult 1 vaba päev oli. Yeah. See oli siis, ma oletan sellel eesmärgil, et võimalikult palju tööd saaks tehtud. Kas see sai alguse mingistest tehastes? Jaa, ma panengi kohe, lasen eesti keelde ka tõlkida selle ChatGPT-le ära, et siis ma saan lugeda teile, kus see tuleb. Aga, aga noh, küsimus on ka et see, et miks see tänapäeval ikka veel nii on. Et nagu okei, kunagi sellel oli mingisugune põhjus, aga tänapäeval, nagu kas me ei võiks asju muuta, et miks me peame olema kinni selles, et see peab see 5 päeva olema? No nii, kas ma loen sulle ette, mis ChatGPT annab? Sest et ühesõnaga. 5-päevane töönädal sai tavapäraseks tänu tööjõu liikumistele, majanduslikele muutustele ja tootlikkuse uuringutele. Siin on ülevaade, kuidas see kujunes. Tööstusrevolutsioon ja varajased töögraafikud. 19. sajandil töötasid enamik inimesi 6 või isegi 7 tööpäeva nädalas. Sageli 10–16 tundi päevas. Tehased töötasid pidevalt ja töötajatel oli väga vähe vaba aega. Tööjõu liikumist ja lühemate tööaega nõudmine. Ehk siis 19. ja 20. sajandi alguses hakkasid töölised nõudma paremaid tingimusi. Üks peamisi eesmärke oli 8-tunnine tööpäev, mida väljendas loosung 8 tundi tööd, 8 tundi puhkust, 8 tundi isiklikku aega. Ehk siis see teeb kokku meil 24 tundi. Henry Ford, Ford Motors Company asutaja, oli üks esimesi ärijuhte, kes 1926. aastal kehtestas 5-päevase 40-tunnise töönädala. Ta leidis, et lühem töönädal suurendas tegelikult tootlikkust ja töötajate rahulolu, samal ajal kui ettevõtte kasumid säilisid. Siis 1938 kehtestas Fair Labor Standards Act, mis muutis 40-tunnise töönädala ametlikuks ja nõudis ületunni töö eest lisatasu. See on nüüd küsitav, palju seda tegelikult makstakse, aga ühesõnaga. Paljud teised riigid võtsid kasutusele sarnased reeglid. Ehk siis ühesõnaga. No et üks ettevõte kunagi tegelikult alguses tegi ja siis sellest sai standard. Jah. Noh, ja nüüd oleks aeg, et meil mingisugune äge ettevõte teeks kas siis 4-päevase töönädala näiteks ja siis teised võtaksid ka selle sama otsuse vastu. Ma tean tegelikult, et Elisa minu arust kas juba mitu suve või mingi suvi nad katsetasid seda, et oli see 4-päevane töönädal ja siis nagu vaadati, et kas siis töö saab tehtud või kuidas see mõjub. Ja nii palju, kui mina tean, ma ei ole tegelikult mingit uuringut selle kohta lugenud, vaid mu sõbranna lihtsalt töötab seal. Ja ma sain küll aru, et kõik vajalikud asjad sai tehtud ja ma ise arvan, et see on isegi nagu ju motiveeriv inimeste jaoks, et ma tean, et ma saan nüüd oma 3 vaba päeva ja sa tahadki siis oma asjad ilusti selle 4 päevaga tehtud saada. Ja nagu me ka ennem rääkisime, siis ilmselt ju inimestel ikka on neid munemistunde ka seal 5 päeva sees. No ma võtan siis, praegu pole ammu enam töötanud kellegi all, aga kui sa töötad kellegi all, siis üldjuhul millegi pärast nõuavad, et sa oled seal tegelikult 8-5, eks ju. Ja siis ma hakkasin mõtlema nüüd tagasi sellele ajale ja nagu to be fair, siis ma arvan, et ma alati lõpetasin, nagu ma sain oma tööga selleks päevaks ja niimoodi, et ma isegi võib-olla tegin vahepeal ette tööd.
ma sain mingi 3 valmis. Ja ma kõlgutasin 2 tundi jalga, sest lihtsalt sa ei taha saada seda nagu, kus sa lähed nägu või nagu mingi, mis asja, mis mõttes sa tahad varem ära minna. Jah, kas sul on tööd vähe? Ei, aga nagu, kui ma olen kõik teinud ära, mis me oleme kokku leppinud, meil on töölepingus seadistatud ja mis iganes, miks ma pean siin olema 2 tundi, aga oletame nii. Mina lõpetasin väga tihti kell 3 niimoodi, et ma sain asjad valmis, aga siis ma olin seal kella 5-ni. Oletame nüüd, et 5 korda nädalas ma lõpetan kell 3 oma töö, et ma olen nii kiire, on ju? Siis mul on 10 tundi, mida ma lihtsalt raiskan tühja. See on reaalselt 1 tööpäev pluss 2 tundi lisa. Nii et miks ei või olla 4-päevane tööpäev? Ja ma saan aru, ma siin ütlesin Kaisale ka, et miks ei või olla 3-päevane või 4-päevane või mis iganes, ja siis ma kujutasin ette, kuidas keegi ütleb, või sa ütles midagi innovatsiooni kohta, et meil on ju nii palju innovatsiooni, et kuidas me pole nagu seda ära teinud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nojah, ja siis ilmselt keegi ütleks sulle vastulause, et aga sellepärast ongi, et inimesed teevad tööd, et kui nad ei tee tööd, siis ei saagi innovatsiooni olla. Aga siis samas sellega ma ka ei nõustu, sellepärast, et kreatiivsuse tapab kõige rohkem ära ületöötamine. Ja kui inimene tunneb ennast hästi, tal on piisavalt vaba aega, siis tegelikult mõte jookseb kõige paremini. Jah. Mina nõustun sellega. Et me võime muidugi igast ägedaid asju siin välja mõelda. Ja kindlasti on mingid inimesi, kes töötavad täis selle 8 tundi. Kes ütleme, tööd on nii palju, sa ei saagi varem valmis. Aga ja siis mõni kindlasti ütleks, et tööd on veel nii palju, et tuleb ületunde teha või et mõned ju uhkustavad sellega, et ma tegin eile kell 9 õhtul veel tööd. Aga vaata, siis on nagu minu arust see koht, kus midagi on valesti. Et siis järelikult ei ole töö jaotatud piisavalt inimeste peale ära. Kui üks inimene peab nii palju tegema. Et see ei ole ka nagu normaalne. Ja see ei ole midagi, mille poole me peaks püüdlema. Absoluutselt mitte. Mis me püüdleme läbi põlemise poole või? Jah. Ei. Nii et meie ütleme, et teeme 4-päevased töönädalad. See ei muuda meile midagi. Ei, aga ma tahaks, et kõik inimesed oleksid õnnelikud. Absoluutselt. Sest see teeks maailma paremaks kohaks. Jah, kui meil ei ole neid kränkisid inimesi. Just, kui meil on rahul olevad inimesed. Et meie saame ise planeerida, muidugi. Me tihti töötame 7 päeva nädalas, aga see on siis lõppkokkuvõttes ütleme ikkagi ka meie oma valik. Ja me ilmselt naudime seda tihti peale rohkem kui paljud oma töid. Jah. Et ise oleme valinud selle töö ja kõik ajad, millal me seda teeme ja nii edasi. Nii et see on meie peal. Aga mina tahtsin kohe nagu niimoodi eksistentsiaalselt alustada. No nii. Et see, et me peame maksma selle eest, et elada planeedil, kuhu me sünnime. Nagu tegelikult me lihtsalt oleme mingid hinged, kes sünnivad siia. Vot, see oli üks teema, mis me ka arutasime Janeta ja Johannesega. Ühesõnaga, ma ütlesin Kaisale, et ma käisin eelmine nädal paari oma tantsuinimesega, käisime siis Johannese juures tünnisaunas ja käisime põhimõtteliselt siis tiimiga aega võtmas osad inimestega. Ja ma ütlesin ka neile mingi kind of sama mõte, et kujutage ette, kui maailmas ei oleks kunagi tekkinud raha või mingit vahetuskaupa, et inimestel on oma missioon, mida nad teevad ja siis sellega me paneme ka nagu maailma ikkagi nagu ringi käima, et asjad nagu muutuvad ja arenevad, aga see ei ole nagu tulenevalt siis raha motivatsioonist. Ja siis nad ütlesid nagu mingis mõttes väga huvitava pointi mulle. No nii. Et ma ütlesingi, et okei, et oletame, et kellelgi ongi nagu mingi kutsumus, ongi IT ja kellelgi on, et olla müüja või mis iganes, nagu et need tööd ikkagi jaotuvad ära, aga inimesed teevad seda oma vabast tahtest, mitte tasu pärast. Kas meil üldse oleks siis müüja? Aga mis me siis teeks, kas me siis mingi jahiks toitu ja oleks ikkagi nagu kiviajas? Mul on väga raske on tegelikult seda maailma ilma rahata üldse ette kujutada, et ma ei tea, et kas keegi siis võtab selle initsiatiivi, et nii endale kui teistele midagi toota. No, aga ma mõtleks, et enamus ju need leiutajad ei teinud alguses asju ju raha pärast, vaid nad olidki, et miks maailmas nii on? Aga siis ütleme, keegi leiutas, see on nüüd kõlab naljakalt, aga keegi leiutas leiba ära, on ju. Nii. Aga siis need inimesed, kes hakkasid seda leiba massidesse tootma, tegid seda ikkagi juba raha pärast. Et algselt teda ei leiutatud raha pärast, aga hiljem teised inimesed hakkasid teda raha pärast tegema. Aga ma mõtlen, et siis, kui meil ei oleks raha, siis on see, et mingisugune Mati teeb oma köögis leiba, aga ta teeb omale ja oma perele.
aga kuidagi see ju ikka levib. Aga mõtle, kui see olekski su missioon, et sa tahadki seda, et me teeks kõiki neid asju, sisuloomet, kõiki niisuguseid asju, me teeme, sest me tahame teha, mitte sellepärast, et meil on vaja elada ja raha saada. Ja arveid maksta. Ja arveid maksta, et nagu mõtle, kui see olekski nagu kõigile, nagu sa soovidki seda jagada inimestega, et sa leiutadki midagi ja sa jagadki inimestega ja me ei tee seda lihtsalt vahetuskauba pärast. Aga vaata, siis on mingid tööd, mis ma mõtlen, et kas see üldse on kellegi kutsumus, mingi sita vedamine. No näed, ja siis nad ütlesidki mulle, et oletame, et sinu kutsumus ongi see, et sa mingi leiutad seal roboteid või midagi, aga siis sa tuled ikkagi õhtu lõpus koju ja keegi peab just sitapotti puhastama, aga vaevalt, et kellegi kutsumus on sitapotti puhastamist. Ma nagu äkki on kellegi kutsumus, et sa tahad nagu koristada, korda luua, mis iganes. On ju siuksed inimesi nagu, kes... No, aga kas neid on piisavalt, et see maailm nagu endiselt oleks sama moodi? Ja siis nad ütlesid täpselt sama ja me ei jõudnudki mingit tõesti. See on väga hea küsimus. Jah, et ma arvan, et ikkagi päris paljude ebamugavate tööde peal on inimesed raha tõttu ja see on täiesti arusaadav meie sellises maailmas, nagu me oleme. See ongi arusaadav, et no kes see tahab kasvõi need, kes surnuid meigivad ja kõik siuksed. Aga see ma mõtleks ka, et võib-olla kutsumus, et sind huvitab nagu mingi hauajärgne elu või hauatagune elu ja nagu see, et sa tahad ikkagi, et inimene nagu kuidagi saaks lahkuda niimoodi väärikalt ja kenasti ja äkki see on kellegi kutsumus. Tegelikult seda küll. Noh, ma ainuke, mis ma suutsingi välja mõelda, olidki mingid nagu ongi müüja või klienditeenindaja või need tööd. Et ma ei tea, kas need või on kutsumused inimestel? Tegelikult see võib ka olla, kui sulle meeldib inimestega suhelda. Kui sa oled suhtleja inimene ja sa tahad päevast päeva nagu suhelda erinevate inimestega, võib olla, aga kas meil üldse oleks nagu, kuidas... Sest mõtle siis teenindaja... Kes see riideid teeb? Nagu suuri tootmisi, kas siis üldse oleks? Aga äkki siis ei olekski suuri tootmisi, vaid me toodakski ainult selleks, et meil oleks riided, et mingi oleks mingi fashionit ja niisugused asju. No vaat ja siis see maailm tegelikult juba hakkab võtma üldse täiesti teistsugust kuju. Siis ma arvan, seda sisuloomet poleks võib-olla ka üldse olemas. Aga kas me siis üldse, võib-olla me olekski võtaks päikest päev otsa ja... Jah, võib-olla oleks ilusam elu. Aga ma kardangi... Oleks neid vabrikuid nii palju? Ma kardan, et nagu kõiki asju ei saa ise teha või saab või? Saab ja kunagi ju tehti keegi. Kunagi ju keegi tegi. Aga mingi arvutid ja telefonid. No vot, see ongi innovatsioon ja inimesed nagu järjest arendasid seda, jah. Aga siis et ongi see, et võib-olla keegi kuskil on ju leiutab selle, et all on see siis... Aga selleks, et see massidesse läheks, siis peab seda keegi ju tootma. Ja seda ei saa, kuidas seda ilma rahata teha? Aga sa saad ju ilma rahata, see tähendab, et inimene tahab lihtsalt seda tööd teha ilma tasuta ja kütus ei maksa midagi ja need asjad ei maksa. Aga kõik seal jah, ma ei tea. See on väga huvitav maailm, mida ette kujutada. On, sul on õigus. Aga me jõudsime ka sinna täpselt samasse vestlusesse lõpuks. Jah. Aga jah, et mõnes mõttes ju kurb, et sa sünnid siia ja sa lihtsalt sa pead mingit sorti tööd tegema ja pead maksma arveid, kommunaal, pead maksma selle eest, et elada. No mul oleks kohe olnud siia tööpäeva asjus ka panna juurde, aga võib-olla see on igav, kui me võtame järjest, nii et äkki ma lisan sellest hiljem. Okei. See nüüd on ühesõnaga, see on minu jaoks siiamaani naljakas. Et töökuulutustes, jällegi mul nii amel, ma ei ole pidanud seda läbi tegema nagu väga pikka aega, aga et töökuulutustes on näiteks et mingi, et vähemalt 5 aastat kogemust. Et põhimõtteliselt, kuidas see inglise keeles tuli välja ka, sest et ma nagu üritasin otsida the experience required paradox. How do I get experience if no one will hire me without experience? Kes see üldse otsustas? Et töökuulutustesse pannakse vähemalt 5 aastat kogemust or something. Kuidas üldse need, kes koolist tulevad, peaks saama kogemust täpselt, kui keegi ei võta neid töölest, neil pole kogemust? Need kuulutused, kus ei ole seda klauslit sees lihtsalt. Aga neid on ju väga vähe. Jah, no või siis ongi see, et sa lähed praktikale ja siis loodad, et sa võib-olla sinna kohta saad ka tööle näiteks. Aga ega ongi keeruline, sest et ma saan ettevõtte poolt aru, sa tahad spetsialisti. Sa ei taha kedagi, keda sa pead õpetama ja koolitama. Sa tahad kedagi, kellel on juba kõik teadmised olemas, kogemused olemas. Ma saan sellest aru nagu ettevõtte poolt on ju.
aga kuskilt peavad need uued spetsialistid tekkima. Keegi peab laskma sellel juhtuda. No ma ei tea, kas Eesti turul minu arust see ei ole nii kivisse rajutud. See, et isegi ütleme, kui seal kuulutuses on see, mina olen ikkagi, ma mäletan kandideerinud ka, kui mul ei ole seda kogemust. Ma lihtsalt ei saa aru, et kui lõpuks võetakse ikkagi tööle keegi, kes näitab potentsiaali ja on piisavalt entukas, miks me üldse paneme selle asja sinna töökuulutusse? Kas see on lihtsalt selleks, et sõeluda? Aga mida sa sõelud, kui ongi keegi, kes on kogenematu, tahab tulla, aga ta on võib-olla väga tark või mingi natural talent mingil alal või something? Ilmselt nad tahavad sõeluda välja selle, et ikka mingid täitsa siuksed, kes midagi asjast ei jaga, ei tulekski üldse siis. Aga kas siis sa lihtsalt ei pane, et näiteks mitte et 5 aastat kogemust, vaid haridus sellel alal or something? No võiks midagi, jah. Nõustun tegelikult sellega absoluutselt, aga ütlen ka meie noorematele kuulajatele või kellel iganes ei ole siis seda pikka kogemust, et kandideeri ikka. Kui sa ise tunned, et sa sobiksid sinna ja sul on selleks põhjendus olemas, miks sa sobiksid sinna, ikka kandideerige. See halba idee. Minul on niisugune väiksem asi, aga et kes ja miks otsustas mingi hetk, et meestel lips on miski, mis teeb riietuse pidulikuks? No nii. Ma ei tea seda ausalt öeldes, ma praegu mõtlesin, et ma siis panen siia chat jah, et kiki lips teeb mehe šikiks, eks ju? See on väga hea küsimus. Aga tõesti, et ülikond ja lips. Üldse ülikond on siis, sest see on ju samas. Sa ei pane vahepeal seda pintsakut peale, siis paned ainult lipsu valge särgi ja viisakamad püksid ja siis see on pidulik. See on pidulik. No 17. sajandil siis tulid lipsud seal 1618 kuni 1648. Kõigepealt siis pandi need mingi sall kuidagi Ja, sest oli ju see nagu paun, see sallipaun. Ja see oli kõigepealt osa mingisugusest uniformist. Vormist, jah. Okei, et algselt nendel oli ka see mõte, et nad hoiavad kurgu veits soojas, et tuul siis nii ligi ei pääse. Ja siis... Et siis algupäraselt oli ta actually otstarvekas asi. Jah, ja Louis XIV siis populariseeris selle. Ja siis aja jooksul hakkas sellest sallist, siis see hakkas muutuma siis selleks lipsuks, mida me tänapäeval teame. Aga see otstarve siis kadus ära? Ja otstarve kadus täiesti ära. Et alguses oli, nüüd enam ei ole. Ehk siis see oli lihtsalt mingi mood, mis tekkis? Mood tekkis, jah. Ja nüüd ta lihtsalt on standardiks muutunud. Nii, et see on üks vanimaid moode või? Kas saab öelda? Ma ei tea, kindlasti on veel mingisuguseid... No konsakingad ilmselt. Mingid kleidid, kleidid on erinevad olnud, aga ja see lips, mida me siis tänasel päeval teame, niisuguse pikk, mitte kikilips, vaid see pikk lips. Mul läks tee läks olesse auku. Et see tuli siis 20. sajandi alguses. Military accessory, ehk siis see, kui me rääkisime, et oli osa vormist ja selle otstarvega, siis see oli sõjaväelastel. Sõjaväelaste vormi osa siis. Okay. Ja siis sealt Prantsusmaalt ta sai siis levima niimoodi igale poole. Kas öeldaksegi, et Pariis on moepealinn või oli Milano? Minu arust ikkagi Pariis on see algne. No, makes sense. No vot, et tegelikult huvitav mingisugune riidetükk. Lihtsalt. Jah. Millel ei ole mitte mingit otstarvet. Nüüd, kunagi oli. Nüüd, jah. Okei, järgmine siuke naljakas asi. No. Et miks on kinkekaartidel expiring date? Või üldse see... Üldse kinkekaardid tegelikult on
natuke naljakas kontseptsioon, et ma annan oma raha ära mingile ettevõttele, et kes annab sulle vastu paberi. Annab sulle vastu paberi, millega sa saad palju vähem teha kui algse selle rahalipikuga ja siis nüüd sa kingid selle kellelegi. Et ta saaks sellega teha vähem, kui sina said algselt sellega, mis sul oli. Jah, aga nüüd mõtle seda, et ja selle algselt selle rahaga, see ei muutu kehtetuks. Ja. Raha väärtus muutub ajas. Ja. See võib tõusta, see võib langeda. Aga kehtetuks ta ei muutu. Ehk siis mis värk on sellega, et kinkekaardile pannakse, et kehtib 6 kuud? Sest et see on natuke skämm. Nad loodavad lihtsalt selle raha endale saada, ilma et nad peaks kaupa vastu andma. Ja see on ju täiesti skämm ja miks see üldse normaalne enam on? Vaata, sellest ma ei saa aru. Et nende mõte ongi see, et äkki sa ei jõua selle ajaperioodi sees. Ja enamus inimesi ei jõua, kusjuures väga paljud, mul on väga palju kinkekaarde läinud tarisku. No võt, ja nemad saavad selle raha lihtsalt tasuta raha ettevõtetele. Aga siis ma mõtlen, miks üldse neid kinkekaarte kinkida? Kingi siis raha ja pane juurde, et kasuta seal. Tead, vaata, minu arust kunagi olid need kinkekaardid natuke suurem teema, siis kui me olime teismelised. Nüüd on minu arust vähenenud. Et väga palju enam kinkekaarte ei kingita, aga muidu ma arvan, et eks see kinkekaardi mõte ongi olnud see, et sul tegelikult on ju mingisugune lemmikkoht või asi või? Lemmikkoht või et see, kui sina oled kinkija, siis sul on nagu mõte taga sellel, miks sa selle raha annad. Et sa ei taha tegelikult talle lihtsalt visata seda raha, vaid sa tahad, et ta ostaks parfüümi selle eest või läheks näomassaaži või mis iganes on ju, et sul on mõte selle raha taga, aga ja siis sa selle kinkekaardiga siis väljendadki seda mõtet, miks sa tahad anda. Ja siis ma mõtlen, et okei, pane lihtsalt kiri juurde, et kasuta seda seal. Et mina nagu ka, ja minu arust see on suurenenud, et ma sain ka sünnipäevaks näiteks ühelt sõbrannalt, sain raha ja ta oli sinna väga selgelt juurde kirjutanud, mille jaoks ta selle mõtles. Okei, vaata, sellest kinkekaardi otstarbest ma saan ka selles mõttes aru. Ma toon sulle näited, lastele kingitakse, et lapsed ei läheks mingit kommi või asju ostma, siis sa kingid talle näiteks riidepoe kinkekaardi. Ja üldjuhul ma mäletan, et tihtipeale, kui näiteks mõni tädi või keegi kinkis, mitte mulle, vaid üldse kellelegi, ja ma olen küsinud ka, et miks. See ongi, et nagu esiteks, et ta ei kulutaks seda raha lihtsalt niisama ära. Teiseks, ta teab, et sellel perel niikuinii on natuke raske, nii et see laps saab riideid, mida tal niikuinii vaja on. Ja kolmandaks, sest et tihtipeale, näiteks kui lastele kingitakse lihtsalt raha, siis osad lapsevanemad võtavad ära selle, kellel on rahalisi raskusi. Seda on tulnud ette. Ehk siis nii, see on nagu see, miks näiteks lapsele kinkida kinkekaart, sest et tema ei saa otsustada lõpuks, mis ta selle rahaga võib-olla teeb või siis, et ta lihtsalt kulutab selle kommi peale. Samas on, kui laps... Samas, kui ta tahab seda kommi, las ta ostab seda kommi. Jah, või tulebki, see on siis lapsevanem ülesanneks, et harida, et mida siis selle rahaga teha. Aidata selle lapsel siis seda raha õigesti kulutada. Jah, aga nagu... Ja täiskasvanule see parfüümi asi oli ülihea näide, sest et Janette ju koos Karoliniga kinkisid mulle Crème de la Crème'i kinkekaardi. See on praegu üks kõige populaarsemaid meie vanuste seas minu arust, mida kingitakse kinkekaardina on see Crème de la Crème. Ja nad olidki, et kuna see on meie teema olnud, et siis me tahame, et sa saaksid minna sinna parfüümi vaatama. Aga tegelikult siukene asi võib minu arust olla ka täpselt nii, et sa paned selle note'i sinna juurde. Jah. Ja ma soovitakski tegelikult inimestel seda pigem teha. Ja, et nagu sa võid ju ilusa kaardikese teha või nagu selle kuidagi ilusti ikka presenteerida. Jah. Aga ma saangi aru, et sa ei kingi seda raha inimesele, kellel on võib-olla mingi mängusõltuvus, nagu kasiinosõltuvus. Nii, siis sa annadki selle kinkekaardidele, aga kui sa kingid selle oma täiesti tervele sõbrale, emale, õele, siis miks sa paned selle sinna nagu aeguvasse rahasse? Täiesti tervele sõbrale. Sõltuvus on õigus. On ma nõustun. Kingime oma tervetele sõbradele raha. Aga kui sa nii plaanid kinkida raha lihtsalt teisel kujul. Jah. Jätame need kinkekaardi pigem minevikku. Või siis normaliseerime, et fucking kuupäev nagu, see ei aegu. Ja siis ma olen mõelnud, et kas nad äkki kardavad need mingid poed, kellel on see kuupäevaga kinkekaart, et kui sa jätad igavesti selle, äkki nad lähevad out of business mingi aeg. Et äkki 10 aasta pärast polegi seda poodi. Et siis sa ikkagi paned selle kindla ajalise piirangu, kus nad oletavad, et nad on alles veel. Kuule, see on jumala loogiline seletus isegi. Jah, aga samas see on nendele ikkagi, ma arvan, see põhiline on see, et nad tahavad seda tasuta raha saada. Et nad ei pea teenustega toodet andma selle eest. Sest see on, kuidas see tihti läheb ju.
et kui midagi, mitte et ei, aga kas siis ei ole, kui ettevõte isegi, aga siin on ju see ka, et kui ettevõte läheb pankrotti, siis niikuinii, vaata tihti näiteks investeerimistega, et ettevõte on kuulutanud välja pankrotti ja öeldaksegi, et siit päev lilleke, et jäidki rahast ilma. No, siis on sama asi ikka jääd rahast ilma. Jah, tegelikult oleks sama asi. Aga kui mõni ettevõte, kes teeb kinkekaarte, kuulab meid, siis kui midagi, siis tehke pikemaks. Pange mitu aastat. Jah. Mitte mingi 6 kuud, Crème de la Crème'il on 6 kuud. Crème'il on 6 kuud ja see on kriminaalne. See on kriminaalne, sest et need lõhnad on nii kallid. Jah, et isegi kui sa selle kinkekaardi saad, siis enamasti sa pead tegelikult sinna juurde maksma. Kõvasti juurde. No sest üldjuhul sa saad võib-olla mingi 50 euros kinkekaardi. Ja isegi kui sa saad 100, siis tegelikult ikka saad juurde maksma. No mingi pool ikka. Jah. Nii et 6 kuud selleks on ikkagi kriminaalselt vähe. On. Eriti kui nagu võib-olla ongi see, et sa ikkagi saad nagu Eesti keskmist või alla selle palka, siis nagu sa ei pane 6 kuud kõrvale selle lõhna jaoks, sest võib-olla sul on mingid palju tähtsamad kulutused. Ehk siis nagu jah. Kui me siin juba rahast räägime, siis me oleme normaliseerinud selle, et kinos popcorn või nachod maksavad lihtsalt täiesti hinge. Jaa. Ma ei ole nüüd oktoobrist saadik kinos käinud ja ma ei mäleta viimaseid hindasid. Aga no popcorni see mingi potsku, no ta on ju 6 euri ikka. Ja, vaata. Oleneb suurusest muidugi on ju ja need nachode hindasid ma ei mäleta, aga no nad jäävad ju sinna 6-7 euri kanti. Kust otsast see normaalne on, et ma ostan selle sama paki, tähendab rohkemgi nachosid endale Rimist €50 eest ja siis kinos ma järsku maksan 7 euri. Nagu miks? Oi, aga kunagi nad on teinud popcorni päeva. Oli 1 euro oli popcorn M-suuruses popcorn. Mis ajal see siis asi oli? See oli jaanuaris. See jaanuar või? No okei, äge, et meil on mingi 1 päev, kus seda saab normaalse. Aga ikkagi nagu, eks kui 1 euroga müüks, see hind ongi mingi 1 euro sellel ju, et miks nagu... Jah, see on jah mingi 7-8 euri ikka. Ja see on ju tegelikult, mõtle, ma maksan juba kinopileti eest, on ju, ka mingi 12 euri, võib-olla 10 euri. Kümps on ju, ütleme ümardatult. Siis panen selle 7 euri, see jook ka veel 3 euri juurde. 20 euri, et väike snäkk ja kinoelamus saada. Ja siis sa ei imesta, miks inimesed käivad kuskil Rimis või milleski läbi enne, kui nad siin üles lähevad. Või siis miks me üldse kodus Netflixi vaatame. Jah. Sest mina näiteks väga enam kinos ei käi. Ma ei käi ka, mul on nagu siis, kui ma tõesti nagu mingi, me käisimegi sinuga viimati Wickedit vaatamas ju. Sa olid ka või? Ei, Wickedit ma ei olnud, aga mina käisin enne seda teiega Halloweenil. Jah, ja see on nagu lihtsalt, sest meil on mingi traditsioon. Jah, ja ma absoluutselt ma olen nõus vahepeal muidugi selle raha välja käima, kui ongi midagi eriti ägedat kinos. Aga ütleme siukene, et iga reede laupäev ma mõtleks, et läheks kinno, seda ei ole, sest et ma siis vaatan juba kodus. Koju ma saan osta endale selle €50 eest need nachod. Jah, ja siis vaatad, kes vaatab Netflixi, kes Elisa Huubi, kes Amazon Prime'i, Hulud, nagu meil on nii palju valikuid, et sa ei pea kinno minema. Ja enamustel on ostetud see kodukinosüsteem ka või mis iganes mingi suur ekraan, nii et miks ma tegelikult lähen sinna kinno siis enam. Jah, muidugi kinos on näha ka seda, et inimesed on väga ära kodustunud. Et nagu väga laannalt käitutakse seal kinos. Natukene, jah. See on nagu teistele külastajatele kohati võib-olla häirib. Telefonid lahti, vaata, me oleme harjunud sellega, et meil on mitu ekraani ees, et vaata, telekas käib mingi asi, siis tegelikult sa vahepeal scrollid ka veits. Aga vaata kinos, võib-olla oma blasting ekraaniga võiks mitte seda teha. Jah, see häirib teisi. Jah. Vot. Issand, see oli tõesti huvitav. Polegi mõelnud sellele ammu. No vot. Aga iga kord, kui ma kinno lähen, siis ma mõtlen, et ongi, me ei käi tihti kinos, sellepärast me ei mõtle sellele. Jah, ühe sõnaga. Issand, ma ei tea, mul on nii palju... see on ka naljakas. Sest et jällegi, eks ma ju guugeldasin ka mingeid asju, et mis on ühe sõnaga. Ja siin tuli välja selline asi, et haiglates parkimistasud. Ehk siis, et I am already dealing with a medical emergency and now I have to pay 20 euros just to leave. Võt jah, see on minu arust üks koht, kus võiks mitte parkimistasu olla. Aga kunagi polnudki. See on minu arust mingi viimaste aastate asi. On või? Võt ma ei tea üldse. Või ma ei satu ka väga tihti haiglasse, aga ma mäletan, kui Tainil see sõrmede asi oli, see need külmusid ära ja me läksime haiglasse, ma olin šukk, et ma reaalselt mingi sõidan ringi ja ma olen mingi
pool tundi mingi maksad seal 3 euri või midagi ja mingi okei, me läheme EMO-sse. Me võime seal terve päeva olla ja lõpuks me maksame veel mingi, ma ei tea, 50 euri parkimise eest. Et ma ei saa nagu täpselt aru sellest, et sinna ju lähevad haigla parklasse. Inimesed ei lähe ma ei arvaks, et nad lähevad niisama nagu oma autot sinna jätma. Et sa lähedki ju sinna, et sul on mingisugune häda. Et miks me siis peame seda tegema? No ma arvan, et keegi ongi selle maa ostnud ära ja see on nagu, nüüd ma teen sinna tasulise parkla. Aga see ei ole haigla oma arvad või? Ma ei tea. Siis tihti peale seal on ühisteenused, Tallinna linn siis. Vot see on nüüd küll häbi. No pigem on reaalselt keegi sureb, aga enne ei sure, kui parkimistasu on makstud. Maksa ära. Nagu what the fuck? Nagu okei, ma saan aru poodides, et sa ei saa mingi salongi minna ilma, et see oleks nagu I get it. Ja. Haigla. Nagu inimese elule vajalik koht. Jah. No vaata, see on see, et me peame maksma, et üldse elada siin. Täiesti haige ju. Ja. Mis minul siin veel oli? Mul on lihtsalt suurim hea meel, et me Eestis seda ei tee, aga asi, millest ma absoluutselt aru ei saa, miks käivad USAs inimesed jalanõudega toas. See on ju täiesti ennekuulmatult rõve tegelikult. Sa käid seal tänaval, okei, ma saan aru, et üks argument on see, et seal mingites osariikides sul ei ole vihma eriti. Et kuiv on, aga sa tuud ikka tänava paska sisse ju. See on tänava mingisugune räpp ja sa kõnnid sellega oma koju ja siis neil on veel need vaippõrandad ka ja see kõik seal vaiba sees, kõik need liivaterakesed, mingisugune näts, mille sa astusid tänaval endale jalanõu külge. Ma ei tea, mis rõvedused veel ja siis need on sul lihtsalt kodus. Ja nüüd mul päriselt on küsimused, aga miks USAs niimoodi on? Vot seda jah, tõesti vaata. Ja ma mõtlen, et näiteks sina veel ka, sa oled harjunud siukene, et istud põrandal tihti. Kui me koos nagu istume ja oleme. Mõtle, kui sa seal istud seal põrandal ja seal on tegelikult nii palju mingisugust neid baktereid ja mingit mustust. Et see on ju nagu lihtsalt rõve ja minu teada nad lihtsalt ju tolmuimejaga puhastavad seda, ega nad mingid erilisi, ma ei tea, mis deep clean'e seal kogu aeg ei tee. Et kuidas see üldse nagu sai olema normaalsus? Et kas nad siis ei mõtle mustuse peale? Ja eriti kui on vihmane ilm, kas siis nad võtavad jalast ära või? Hea küsimus, ma ei usu. Ja kas nad lähevad oma magamistuppa jalanõudega? Kas sa siis reaalselt võtad voodi juures võtad jalanõud ära või? See ei mahu mulle pähe. Et istud voodisse ja siis võtad alles ära või? Ja kogu aeg su jalad hauduvad üldsegist ju. Yeah. See ei ole ju jalgadele hea. Mis üldse, ma tahaks teada kohe mingit statistikat, et kas USAs on mingi jalaseen levinud või mingisugused bakteriaalsed jalahaigused. Järgmine küsimus. Oota, aga ma panin selle nüüd siia. No. Igastahes siin on mingid kultuurilised tavad. Paljudes Euroopa riikides on jalanõude eemaldamine siseruumides sügavalt juurdunud komme, mis on seotud puhtuse ja viisakusega. USAs on aga tavalisem kanda kingi toas ka sotsiaalsetes olukordades, välja arvatud juhul, kui peremees palub need ära võtta. Riikides, kus on karmimad talved, näiteks Skandinaavias ning Kesk- ja Ida-Euroopas on jalanõud siseruumides eemaldamine tavalisem, sest lumi, pori ja mustus võivad muidu tuppa kanduda. No Paljudes USA piirkondades pole see nii suur probleem, eriti soojades osariikides. Aga ma mõtlen, kas siis USA siseselt on ka suur divide või erinevus selles osas, et kas need külmemad osariigid, kas seal on siis ikkagi ka samamoodi see tava nagu meil siin, et võetakse ära ja soojemates ei ole? Või... No praegu, kui ma näiteks New Yorgis käisin, see on sama kliimaga, mis meil siis Eesti. Nii. Ja igal pool, kus ma läksin, võtsin jalanõud ära ja inimesed võtsid ka. Aga Californias ma mäletan, nad kõik kandsid jalanõusid sees. Ja. Ehk siis olenevalt kliimast ikkagi paljuski see on. Ja siin on öeldud ka, et USA kodudes on ajalooliselt olnud palju vaipkatteid, mis tõttu inimesed tunnevad, et jalanõud ei muuda põrandaid nii mustaks, kuigi tegelikult võivad need mustust koguda. Ja vot see on täiesti mind-blowing mu jaoks. Nagu, et kas sa lihtsalt nagu sul aju ei toimi, et sa mõtled, et sinna vaiba sisse kaob ära, järelikult pole must. Ja USAs, no samas, kas me imestame usakate puhul seda? Ei imesta. I am so sorry, aga reaalselt nagu, kui ma olin USAs ka, siis nagu New Yorgis need inimesed, kellega ma tuttavaks sain, ise tegid nalja nagu usakate üle, et nagu mingi fucking damnation nagu. Ja
Et absoluutselt seal on olemas täiesti meiesuguseid ja absoluutselt haritud normaalseid inimesi. Aga kuna lihtsalt seal on nii palju rahvast tegelikult, siis on seal ka väga suur osa inimesi, kes ei saa asjadest aru. Üldse. Nii nagu meie saame nendest aru. Nad saavad teistmoodi aru. Nad saavad tõesti väga teistmoodi aru. Aga mis see on, äkki siis ei ole nii. No okei, aga siis mingit väga head seletust sellele ei olegi. Absoluutselt mitte. No keegi hakkas tegema ja siis, kuigi samas mõtle sellele, et kunagi ongi, võtame see sama 16-17 sajand. Käidi ka ju nende uue kingadega mõisates sees. Keegi ei võtnud jalatsid ära. Vaata jah, siis muidugi oli vist see ka, et need mõisad ei olnud nii soojad. Siis ma näiteks natuke saan sellest aru, kui sul on mingi külm kivipõrand, siis sa ei taha oma pälja jala või sokid olid siis, no vist ikka oli. Ja sukkasid kanti või või? Jah, et siis sa ei taha oma sukakesega seal ju olla, sest et külm on. Et siis veel ma saan nagu sellest seletusest aru, aga seal USA-s seal ei ole seletust minu jaoks. Ja see ongi täiesti nagu... Ma võtan viimase siia lõppu. Ja see on võib-olla siuke veits ka controversial, aga samas siin on ülihea seletus, miks see välja tuli. No nii, mis on nüüd siis? Tipikultuur. Nii, tipikultuur. Miks me üldse tippi jätame? Nagu miks ei ole niimoodi, et tööandja maksab teenindajale piisavalt palka, et tal ei ole seda tippi vaja, sest tihti ju miks me anname tippist, me teame, et nad saavad vähe palka ja siis, et see on nende mingi nii-öelda põhimõtteliselt main viis, kuidas tegelikult raha teenida. No jah, ja tipp on, et sa tänad hea teeninduse eest, meil vähemalt siin. Aga USA-s sa pead jätma. Ja see ei ole see, et ma sain hea teeninduse. Ei. Vot see on täiesti crazy minu jaoks. Seal on nii, et nad tulevad jooksud sulle järgi ka mingi, miks sa mulle tippi jätnud. Aga kas seal tõesti, sina oled nüüd käinud on ju mitmeid kordi, et kas see on siis mingi kindel protsent sinu sellest summast? Põhimõtteliselt oli niimoodi, et Miami's nüüd oli siis see, et see 20% tipp oli juba su arvele juurde pandud. Nii et see oli alati 20% su arvest. Pluss mingi, ongi mingi sitting fee ja mingi seal on igasugused feed, mis sul on, kus seal sööd väljas. Aga siis, kui see teenindaja tuleb see juurde selle kaardimakse terminali, kes tihti peale Apple Pay on see, mida me kõik kasutame, siis ikkagi tuleb seal ette ka see, et tipp nagu pane palju see tippi jätad. Et nagu lisaks sellele, mis juba on... Et juba 20% sa maksad tippi, sa maksad siis, et see teenindaja tuleb sellega on nagu tipp. Aga kuidas, kas see 20% läheb siis kogu töötajaskonna vahel siis? Et iga arva pealt, mis nad selle saavad või kas see läheb siis sellele, kellele sa lõpuks, kes sind teenindas? Või, ma ei tea, kuidas USAs on. Kuidas see jaotamine on, sest ma tean, et Eestis on erinevalt vastavalt kohale, on ju, kuidas nad teevad. Ja Eestis ongi näiteks niimoodi, et üldjuhul minu arust Eesti teenindus on imeline võrreldes USA-ga. No võt, sul on võrdluspunkt, et mul ei ole seda. See on, nad actually teenindavad sind. Seal nad tood sul toidu ära. Tead üldse, USAs on ju, nagu ma olen aru saanud, et see väljas söömise kultuur on ka täiesti teine, et sa ei lähe tundideks tegelikult istuma ja chillima, vaid sa lähed, sa sööd ära ja sa lahkud. Ja meil on ju tavaline see, et sa sõbrannadega saad kokku, teete veini, teete veel midagi, chillite mõnusalt, keegi ei tule sind ära ajama, aga seal ma saan aru, et see on nagu suht selline, et... Ja nagu konveier. Jah, et kui sa nüüd uuesti midagi juurde ei telli, siis on aeg lahkuda nagu. Mis on täiesti... Seal vist oli ühe korra meil New Yorgis see ka öeldi, et yes, you have the table for 2 hours. Et sul öeldigi, et nii kaua. Ajapiirang täitsa on pandud, sest meil ju on broneeringud küll... Ainult ma tean restorani nädala raames on olnud see, et sul on see kindel ajaline piirang, sest siis lihtsalt nii palju broneeritakse, on ju. Aga muidu meil ei ole ju seda, et see on ajalise piiranguga. Sulle lihtsalt broneeritakse kella 6 ala laud ja ole seal kaua sa tahad. Ja ongi, kui ma saan ikka sitta teenindust, ütlen ausalt, ega ma siis ei jäta tippi ka. Kui on hea teenindus, mul pole probleemi ka ja tavaliselt ongi mingi 10% kindlasti arvest jätas, nii et nagu... Särk selle tipikultuuri ikka. Eestis ma saan nagu aru, et me annamegi seda siis, kui on hea teenindus, aga tegelikult muidugi, kui me nüüd sügavamale lähme, siis võikski ju olla tõesti see, et tööandja juba ise maksab selle hea teeninduse eest. Et tema maksabki selle eest, et tema teenindajad oleksid motiveeritud, tublid ja tahaksid oma tööd teha. Tegelikult ju peaks nii olema. Et tõesti veider. Aga see on hästi sisse juurdunud, kuigi ma saan aru, et see on meie generatsioon ja nooremad on nagu väga need, kes jätavad tippi suht peaaegu alati, aga
näiteks meie vanemate generatsioon pole harjunud seda tegema. Ei, ma tean, et minu vanemad küll nagu... Ja mitte nagu paha, see ei ole nende mõttes nagu paha pärast, et nad ei jäta seda, vaid lihtsalt nagu pole sellist harjumust jätta. Et sa maksad oma toidu eest, mis sa tellisid ja see ongi nagu kõik. Jah, aga meie noored anname, kas see on siis sellepärast, et me oleme ise ka olnud rohkem teeninduses tööl või midagi? Ma arvan, nagu... sest et nõuka ajal lihtsalt ju pooltki nii palju teenindustöökohti üldse ja ei käidudki väga palju väljas söömas. Ehk siis ma arvan, sellest juba tuleneb see erinevus. Jah, tõesti, me oleme ikkagi üles kasvanud nii, et enamus on mingi hetk oma elus teinud teenindustööd ja siis sa tead, et see on raske ja siis sa tahad nagu... Ja sa tead, mis nii-öelda palka nad saavad, nii et sa nagu... Ja. Issand, väga põnev episood. Tõesti üllatav. Ei teadnud jälle, mis siit välja tuleb. Siit oleks tegelikult veel rääkida. Ja ühe episoodi kindlasti saaks veel teha, mul oli mingi 5 asja jäi veel umbes. No võtte, mul jäi ka mõned, nii et võid meile teada anda, kuidas sulle see episood meeldis. Või siis jätke äkki mingid mõtted, mis te olete mõelnud, et aga miks see on niimoodi, miks see on normaalne. Jah, just. Ja aitäh, et vaatasid, kuulasid. Näeme ja kuuleme järgmises episoodis. Tšau!